laps ja päkapikud. Elas kord üks laps, kel nimeks Kaspar. Ta oli väga maias. Kuigi esimese advendini oli veel paar päeva, ei suutnud Kaspar ilma kommideta rohkem elada. Vähemalt nii rääkis ta kõigile. Ühel varahommikul umbes kella 5 paiku tekkis tal ideaalne mõte. Seame päkapikkudele lõksu. Ja nii ta tegigi. Kõige keerulisema lõksu, mida ma eales näinud olen. Kuigi seda polnud eriti näha. Ma poleks iial uskunud, et 3-dele õppiv laps võib sellise lõksu välja mõelda ja ehitada nii hästi. Järgmisel päeval oligi esimene advent. Kaspar ärkas juba kell 7, et vaadata, kas lõks töötas. Ta ei suutnud uskuda oma silmi. Lõksus oli elus ja ehtne päkapikk. Too oli vaevu meeter pikk ja tal oli selline kommikott, et Kasparile ei oleks jätkunud sellest päevakski. Kuule, päkapikk, kuidas su kommikott nii väike on? Hüüdis Kaspar üle toa. Ah, see on väike, naeris päkapikk. Vaata sisse, Kaspar. Kaspar muutus kohmetuks oma nime kuuldes. Kus sa mu nime tead? Kokutas Kaspar ettevaatlikult. Ah, mis? Kust ma su nime tean? Kaspar, võta teadmiseks, et päkapikud teavad kõike. Miks sa siis mu lõksu langesid? Naeris Kaspar. Noh, ma teadsin, et siin on lõks, aga ma ei teadnud, kus see on. Ma pidasin seda koletist seal all lõksuks. Sa mõtled Mukit? Ta on koer ja ta ei tee isegi kärbsele liiga. Ah nii siis, jäi päkapikk mõttesse. Kaspar oli jõudnud vahepeal kotisõlme lahti teha ja pistis käe sisse. Kotis olid mandariinid ja kommid. Kaspari käsi oli juba küünarnukini kotis. Vau, see kott on sügav. Päkapikk noogutas. Kuule, oleme sõbrad ning lase mind siit lõksust välja. Ja teeme nii, kui sa õpid 5-le, siis ma kingin sulle selle kommikoti. Muide, minu nimi on Sander kommisööja. Nõus, vastas Kaspar. Ja nii nad tegidki. Kommikott motiveeris Kasparit nii väga, et Kaspar lõpetas kõigi üllatuseks 5-ga. Aga ma võin öelda, et päkapikk Sander aitas Kasparit ka natuke.